Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere! Suur rõõm, et oled taas jõudnud kuulama AI Empowerment podcasti. Täna natukene teisiti olen saadet juhtimas üksi, sest Sandra on kahjuks haigestunud, aga meil on selle vastu kaks eriti põnevat külalist täna, sest me hakkame rääkima AI rakendamisest õiguses, õiguslepingutes ja sellisest põnevast terminist nagu legal AI. Ja ma arvan, et ei ole ühtegi sellist tehisaru entusiasti, kes poleks kasutanud AI-d, et oma mingid lepinguid üle vaadata või neid kokkuvõtteid teinud sellega. Nii et vaatame täna seda, kas ja mida me saame siis AI abil teha. Meil on külas Avocado juht ja asutaja Mariana Hagström. Tere! Väga meeldib, tere! Ja meil on külas Avocado CTO Vladislav Šikirjevõi. Tere! Tere! Ja Avocado on selline äge tööriist, mis on mõeldud lepingute haldamiseks, selline platvorm, mida kasutavad erinevad meeskonnad ja Avocado üldse on tegelikult juba päris vana, ei ole üldse algselt mõeldud või olnud AI-l baseeruv. Aga sellest kõigest me räägime. Alustamegi hoopis sellest, et saate natukene jagada enda tausta, millega te olete varem tegelenud ja kuidas siis AI maastikuni või AI huvini te olete jõudnud. Alustame sinust, Mariana. Ja, mina jõudsin tehnoloogiasektorisse ju täiesti nii-öelda rohelisena. Selles mõttes, et minu taust on pigem õigusvaldkonnaga seotud. Ma ehitasin üles oma karjääri advokaadina, advokaadibüroos, ehitasin üles mitmed õigusvaldkonnad, nende kogu siis practice grupid. Saime seal päris edukaks ja kuni juhtivpartnerini välja. Ja sealt kohe pealt mulle nagu tundus endale, et meil on üldiselt, kuidas advokaadibürood juhtida ja kuidas neid protsessi juhtida, seal on nii palju probleeme, mida me saaks parandada. Ja sealt algaski nagu siuke mõte mulle, et nagu mida me saaks automatiseerida ja tegelikult sul on õigus, jah, Avocado sai päris mitmed aastad tagasi alguse, olles advokaadibüroo juhtivpartner veel ja seal siis hakkas see mõte nii-öelda kerima, et miks me kõike teeme käsitsi, miks see kogu teadmiste hulk, mida me oleme koondanud aastate jooksul kokku, miks me ei saa seda taas kasutada, me justkui alustame igat case'i iga kord uuesti ja et mis siis nagu nii-öelda, mis see skaleerite või kus see nagu efektiivsus võiks meil tulla selles mõttes, et kõik bürood konkureerisid ikkagi väga palju ka hinnaga ja kliendile sarnasele, et nagu mingid erilist siukest advantage'it enam ei olnud, et mis see siis võiks olla. Ja siis mul oligi see esmane idee oli see, et me võiksime teha advokaadibüroo alt spin-offi, kus me saaks siis neid automatiseeritud lepinguid, mis on üles ehitatud kogu advokaadibüroo know-how peale, ehk et ta ei pea guugeldama, aga ta saaks neid kasutada siis sellisel nii-öelda usaldusväärsel platvormil, mis on siis advokaadibüroo sisu. Aga loomulikult nii see päris ei läinud. Avocado launchisin ma iseseisvalt ja selles mõttes, et ma tegelikult olin veel mõnedki aastad advokaadibüroos, kui see Avocado vaikselt oma elu hakkas elama kõrval. Aga jah, et nagu see on siis see start, et võib-olla seal oli nagu öelda, et there were signs, et seal oli nagu märk, eks ju, et see võib juhtuda. Selles mõttes, et ma õppisin ju ka Stockholmi ülikoolis informatsioonitehnoloogiat ja õigust ja tegin selles magistrikraadi. Et eks see nagu jah, see tehnoloogia ja see nii-öelda see loogika ja strateegia on olnud alati see, mis on mind rohkem huvitanud kui siis, eks ju, konkreetse dokumendi koostamine. Et eks see pein tuleb ikka sealt, et mis sulle endale väga ei meeldi teha, et sellest võiks lahti saada. Ja kui on siuke tehnoloogia huvi olemas. Jah, just. Jah, minu pigem huvi AI maailma võib-olla hakkas isegi varem. Ma arvan, et ma olin 7-aastane, kui mu isa näitas filme siis Matrix ja siuksed Blade Runnerid, et mulle tundus alati huvitav, et kuidas see nagu tehnoloogia suhtub siis nende inimestega seal, et kust see info tuleb ja kõik see.
ehk siis tegelikult ka ülikoolis juba ma tegelesin juba mõnes mõttes sihuke masinõppega ja selliste osadega, et magistritöö ma tegin ka temaatiliste mustrite kaevandamisest seaduse tekstidest. Ehk siis tegelikult veits nagu sihuke seadus ja õigus on nagu veits läbi käinud. Töötasin hästi pikalt ühes teises ettevõttes, kus me tegime ka siukse nagu customer support'ile siukse kõne peale transkribades siis info, müügi, leidmisega seotud summary muidugi, et kes ei teeks summary't AI-ga, on ju. Et kõike seda, aga kui ma sain ka nüüd pakkumise siis Avocaadolt, siis ma mõtlesin, et väga huvitav tegelikult, et õigus on alati kuidagi nagu elus kuidagi läbi käinud ja mõtlesin, et see on nagu väga hea challenge, mis vastu võtta, see on kindlasti väga keeruline. Aga ma arvan, et nüüd, kui ma olen siin Avocaadost alates aprillist olnud, siis selle ajaks ma ütlen, et kõik see nagu betoon või see aluspind selleks on nagu loodud, et seda AI tegelikult siin kasutada, et see on nagu väga hea võimalus just praegu. No väga äge, siis me jõuame nendest teemadest kindlasti rääkida. Ja võib-olla ääremärkus lihtsalt enne, kui me Vlad sinu intro lõpetame, et kui mina nägin Vladi CV-d, siis ma nagu see on 100% match. Et nagu nii naljakas selles mõttes, et jah, et sa süksele teemal olid üleüldse pühendunud ja ega nagu sellist kohta, kus päriselt seda rakendada nagu väga palju, võib-olla riigisektoris või midagi siukest, ma ei tea, riigikohtu lahendeid indekseerida. Midagi siukest, aga ega väga palju nagu praktilist, siukest päriselt, kus sa saad nagu väärtust tuua klientidele, väga palju kohti ei olegi, nii et meil oli nagu õige ajastus ja õige nii-öelda üksteise leidmise koht. Super. Aga räägimegi natuke sellest teooriast alguseks, eks ju, et me oleme siin varem rääkinud keelemudelitest, eks ju, kõik teavad ChatGPT-d ja neid siukseid üldotstarbelisi mudeleid, aga teie räägite hästi palju sellistest nagu legal AI. Ehk et mille poolest see erineb, kas legal AI ongi täitsa nagu eraldi AI valdkond, on ta kuidagi nende suurte keelemudelite osa või seda tulebki täitsa mingil põhjusel eraldi seisvalt vaadata? Kui me kuulajatele proovime hästi lihtsalt selle lahti seletada, kuidas seda selgitaksite? Jah, et mis me ise näeme, et kui ma ka meie siis alustasime meie vestlust ja ma ütlesin, et ma päris pikka aega, see oli päris ammu, kui ma alustasin selle mõttega, et midagi automatiseerida ja miks nagu legal on eraldi seisnud ja tegelikult ikkagi väga pikka aega olnud stagneerunud ja ääretult konservatiivne valdkond ja mis seal nagu legalis võib-olla huvitavat on, et miks seda on nagu niivõrd raske nii-öelda tehnoloogiasektorile üle võtta, ütleme niimoodi, et sellepärast, et esiteks, see võib-olla nagu humoorikas, aga juristidele ei meeldi tehnoloogia ja nemad on tehnoloogia kauged. See Wordi kasutamine kui põhiline nagu tööriist on ka siis selline, et väga palju koolitused, et seda ka ei osata kasutada, et minu partner, kes oli õppinud Harvardis, siis tema lemmik nii-öelda või see, kuidas tema töötas, oli see, et ta rekordis oma kõik need mõtted ja tekstid siis nii-öelda selle rekorderiga üles ja siis assistendid kirjutasid dokumente. Et selles mõttes, et lawyerid jah, et ei ole nagu tehnoloogia armastajad esiteks ja tehnoloogia omakorda ei saa aru, kuidas see nii-öelda kogu see valdkond töötab, et kuidas see jurist töötab, et see on nagu niivõrd nagu ise tehnoloogiline, vaatamata sellele, et ta on manuaalne, eks ole, et mis etapis, kuidas seda tööd tehakse, kuidas nii-öelda juristi peas see nagu protsess käib. Et kui me vaatame isegi nagu võtame ühe lihtsa dokumendi, vaatame siin otsa, vaatame, et see on lihtsalt fail või dokument. Tegelikult on seal nagu väga palju seoseid, et kuidas üks andmepunkt muudab teisi, kuidas nii-öelda üks kloos toob kaasa järgmises muudatuse ja nii edasi. Et seda nüüd juristi peast välja võtta ja proovida automatiseerida, see oligi minu esimene task, et kas see on võimalik, et me saame selle, kuidas jurist mõtleb panna nagu süsteemi. Et niimoodi, et süsteem ise saab siis neid otsuseid teha vastavalt sellele, et kuidas me selle otsustuspuu üles ehitame.
et selles mõttes pole jah, sinna nagu sugugi lihtne tehnoloogiasektorilt üle võtta, eks ju. Ja noh, kui me mõtleme nagu veel, et jurist versus nagu AI, siis kogu nagu juristi mõtlemine on see, et ma olen keskendunud kontrollile ja ma tahan põhjendatust ja ma tahan nagu näha täpselt, kuidas midagi töötab minu jaoks, aga siis AI jällegi töötab nagu tõenäosuse mustripõhiselt. Ehk et see on nagu hall tsoon juristi ajule ja seal on nagu täiesti siuke friction ja kui me mõtleme nagu paar sammu tagasi, siis noh, kogu legal tech eksegi oli nagu rule-based ehk et me kõik, mis me tegime, eks ju, me lõime nagu reeglid ja siis nagu tootesse funktsioonid. Kas me automatiseerimise rule-based, kõik on rule-based ehk et kuidas reegel on, niimoodi see süsteem peaks olema. Ja me siis automatiseerisime väga palju admini, aga me ei ole kunagi automatiseerinud nagu AI-ga, eks ju, seda juristi või legali mõtlemist. Et see on nagu väga huvitav uus mõtte või nagu arengukoht üldse, et mis see nagu tähendab üldse, me võime sellest, kui meil on aega hiljem ka, et mis see siis nagu juristi jaoks tähendab homme, mis see tähendab, et orkestreerida nagu kogu siis need workflow'sid ja siis nagu sellest eesmärgist lähtuvalt, mitte nagu samm-sammult. Aga see on päris huvitav, sest eks keelemudelites, see nagu sa kirjeldasid, see loogika on, eks ju, et nad ennustavad, eks ju, vaatavad, mis see kõige suurem tõenäosus seal on. Ja üks hästi suur mure ongi ju selles, et need seadused ja kogu see maailm muutub pidevalt, eks ju. Aga mudel, ta ei ole täna nii võimekas, et ta saab, eks ju, aru, näed, siin sel hetkel lõppes see seadus ära, seda ma ei tohi enam arvestada. Vaatab seda, mis materjali on kõige rohkem, eks ju, ja kuidagi kasutajana ka, et kui sa küsid mingid sellised populaarsel teemal, siis sa tõenäoliselt saad nagu päris õige vastuse, eks ju, aga mida spetsiifilisemaks sa lähed, seda suurema tõenäosusega sa saad ka ikkagi vale vastuse just nimelt nendes õigusteemalistes küsimustes, eks ju. Kas, kui me nüüd lähemegi natuke juba sinna AI-maastikusse sisse, et kas üldse näed, et täna saab AI selles legali osas nagu lõpuni kuidagi toetada või pigem on ikkagi see, et me jäämegi sinna, et mingisugustes lõikudes võtame appi? Ja, et see on selles mõttes, et jällegi me vaatame, kuidas see nii-öelda AI teema on õigusvaldkonnas arenenud ja see on täpselt see, kus nagu frustratsioon on tekkinud, et on tekkinud frustratsioon nii AI toodete arendajate, pakkujate poolt kui ka siis juristide poolt, kus on siis jõutud sellise tundeni, et see on alguses tundus, et nagu väga võimekas, räägiti, et juristid kõik asendatakse ära, sest nende põhitöö on ju teksti kirjutamine, et seda kirjutab ju AI tohutult paremini ja siis saabus siis suur pettumus, kus siis hakkas AI hallutsioneerima, tulemused ei vasta ootustele, eks ju, ja nii edasi, aga seal ma annangi kohe ka Laadile ka, sa saad ka seda kommenteerida, aga vaat see ongi täpselt see, et me ehitasime AI vanade süsteemide peale, ehk et me ehitasime neid AI chatte, ehk et me tegelikult struktureeritud andmed, kontekst, kõik see sinna puutub, see jäi puudu ja me tahtsime nagu siukest kiiret hüpet, eks ju, et me ei viitsi tegeleda keeruliste asjadega, pigem saaks kiirelt sööta oma selle dokumendi kuhugi ja siis ta toodab seal midagi valmis ja siis olenevalt olukorrast ükskord läheb hästi, teinekord halvasti, aga jah, meil ei ole seda järjepidavust nii-öelda, millele me saame kindlad olla, ehk et see trust on seal nagu hästi suure küsimärgi alla sattunud ja miks, eks ju, et Plaat, sa saad ka viibele siis rohkem nagu tehnoloogia mõttes sisu anda, aga jah, see Bolt on AI versus, et me päriselt nagu ehitame siis seda AI infrastruktuuri selleks, et saada hea tulemus ja see, mis nagu töötab. Jah, ma pigem siin nagu keskenduks võib-olla ka sellele, et just see, et kuidas nagu sellest sisendist tegelikult juba luua nii-öelda see agent näiteks on ju, et me proovime tegelikult replikeerida siis tavalist juristi tööl, sellest tema rollis, mis ta teeb, selles etapis, mis ta teeb. Tegelikult me üritame siis kuidagi selle reeglistiku, selle konteksti põhjal kõik tegelikult selle nagu ette anda, et lõpuks see nagu toimiks nii nagu päriselus. Et minu arust on väga hea tulemus juba AI puhul, kui ta suudab väga suure süksest nagu
korduvast tööst ära võtta, et sinna nagu sinna lõppu juurde, et ta teeb kõike lõpuni ära, et see ongi step by step, kõik asjad nagu juhtuvadki nii. Aga ma näen, et siit ongi vaja liikuda hästi suur areng teha siia ja siis vaadata, kuidas see lõpus nagu välja näeb. Et jah, et see ongi selliste nagu ma ütleks, et praegune setup on kõige parem siuke nagu multi-agent setup, kus nad on chainitud, ehk siis neil on tegelikult nagu samm-sammu haavalt antakse nagu edasi selle konteksti ja need agendid täpselt teavad, mis konteksti nad eelmisest kohast peavad kasutama. Suuri LLM-e tõesti dokumendi ülevaatuseks sa saad, siuke GPT viskad sisse, saad mingi info sealt kätte, aga tegelikult sul on vaja seda ette võtta siukest nagu knowledge base'i ka all. Ehk siis ma olen neid nagu dokumente nüüd näinud ja igal ettevõttel on nagu omad kiiksud, ma ütleks isegi selle kohta, kuidas neid luuakse, oma ruulid. Ja see ruul, millest me räägime, et close'id, kuidas valitakse, minu jaoks on lihtsalt üks nagu tavaline puu, mis IT-s õpetatakse, et lihtsalt nagu, et kuidas sa nagu alla lähed ja mis valikuid sa lõpuks teed. Et jah, põhimõtteliselt, et siuke ongi, et ma ütleks, et siin ongi kasutada vaja kindlasti raagi, et sellest nagu mööda ei saa vaadata, et see, kust sa tegelikult neid vastuseid kätte saad, see peab selle knowledge base'i peal põhinema, mitte lihtsalt suurest LLM-ist mudelist tulema. Alati tuleks ka uuendada siis see, kui mingi õigused, seadused muutuvad, sellega tuleks ka kaasas käia. Siinkohal ma tegelikult mõtlengi, et kõige parem on luua lõpus ka need agendid, mis tegelikult kontrollivad seda sisu, mis sa tegid. Ehk siis üks agent teeb midagi ja siis on agent, mis tegelikult vaatab ta töö kogu aeg üle. Nagu päriselt töös ongi niimoodi, et keegi teeb mingi asja valmis, siis ongi ülevaate ja siis lähme järgmise sammu juurde, kui see on okei. Kui ei ole, siis läheb tagasi selle sammu juurde ja nii see lähebki. Et jah. Et võib-olla nagu ma mõtlesin siin taustal veel, et üks asi, mis sa ütlesid ka, et igal ettevõttel on oma kiiksud, et võib-olla on hea nagu ilmestada ka, et miks see nagu kogu see legal AI, et miks see nii keeruline on see, et üks näide, et kogu siis jällegi selle valdkonda nagu tekkis chat, kus hakati arutama ja olid küsimused, eks ju, et kui ma nagu AI-ga midagi teen, mingid dokumendi koostan või review'd teen, eks ju, et kas AI peaks mulle nagu teada andma, et siin on risk. Ja enamus arvasid, et et seda ei peaks, isegi kui ta on capable, isegi kui ta selle ära tunneb, ei tohiks seda öelda, sellepärast, et see on midagi, mis siis eristab nagu need head juristid teistest. Ehk et nagu just nimelt see legal töö ei ole et seal ei ole nagu pattern'i. Igal juristil on oma käekiri, ta ei ole homogeenne, et me ei saa öelda, et vot tee niimoodi. Ja sellepärast me olemegi jõudnud, et sinna, et kui me vaatame nagu, et jah, et need nii-öelda chat või insight'id või kõik, mis on see prompti põhine, mis siis toodab täiesti seda nii-öelda ebausaldusväärset sisu, eks ja me võime sellest hiljem ka rääkida veel ägedamaid case'e või siis me räägime AI native nagu lähenemisest, kus siis me jõuame päriselt nende agentide juurde ja kui me jõuame ka nende agentide juurde, siis me saame rääkida ka sellest, et mis see agent siis tegema peaks, eks ju, et me oleme ju näinud müügis ja teistes valdkondades päris ägedaid agente on ehitatud, et mis agendi sa siis peaks ehitama õigusvaldkonnas, eks ju, et ja siin meil on endal ka, et päris palju nagu juba arengud, et me oleme nagu kuu ajaga oma mõtted ringi muutnud, et see areng on nii kiire, et kuidas ikkagi midagi ehitada ja seda julgust ka, et kuna legal on konservatiivne ja kogu see tootearendus, et kui sa juba midagi teed, sa ei taha väga palju muuta, sa tegelikult miks see kogu valdkond ka veel nii-öelda stagnatsioonis on, sest lawyerid istuvad seal oma Wordis kinni ja tehnoloogiasektor püüab siis nende nagu seda ootusi matchida. Et sinna Wordi pluginate ja kõigi nendega midagi ehitada ja see on minu arvates on selles mõttes nonsense, et sa ei saa Wordi ümber ehitada tegelikult nagu päris toodet, et sest muidu legal ei võta seda vastu, eks ju. Aga ta ongi väga keeruline valdkond ja sellepärast mõned nüüd näited meil on siin, kes on ka unicorniks saanud, eks ju, Harvey ja Legora, kes on siis advokaadibüroodele USA-s üksteise võidujooksu teinud ja müünud neid oma tooteid ja lõppenud see ka sellise nagu suure nagu haibiga, pettumusega ja sest nii-öelda justkui nagu marketingi mõttes sa müüd selle toote maha, aga lawyerid jälle ei kasuta ja siis tuleb seespoolt niisugune suurt frustratsiooni, et täiesti mõttetu toode, mõttetu osta, aga tehnoloogia sektor nii-öelda justkui näitab, et see oleks edulugu.
mulle tundub, et kui sa nagu sissejuhatust proovid kokku võtta, et siis siin ongi võib-olla nagu erinevad tasemed, eks ju, et esiteks on jah, ütleme need päris juristid on ja siis on ütleme tavakasutajad ju ka väikeettevõtjad, kes alati ei lähe kohe endale seda juristi palkama, ei lähe väljapoolt teenust sisse ostma, siis nad proovivad AI-ga mingeid lepinguid teha ja sisu teha või sisu üle vaadata ja mingis osas sa ilmselt saadki, eks ju, et kui sul on nagu need nii-öelda standardtingimused, standardlepingud, siis selle osas tõenäoliselt on need ChatGPT ja need keelemudelid ka täitsa okeid, on ju. Aga teatud tasemest, nii nagu sa mainisid Räägi, eks ju, et Rääg on nüüd siis see, kus me võtame ettevõtte lisakonteksti, anname sinna juurde, räägime ettevõtte taustast, kõik need nüansid, mis seadustest, mis valdkonnast me üldse räägime, et see on oluline sinna juurde tuua. Ja siis on nagu kolmas tase on päriselt see, kus sul jurist ongi sul kõrval, mõtleb kaasa, eks ju, pakub sulle ideid välja ja see on see osa, mis võib-olla on täna kõige kaugemal sellest, et sa saad öelda, et võtame ChatGPT teed endale nii-öelda juristi agendi või assistendi sinna kõrvale, mis kohe kõik ära lahendab, eks ju. Ehk et ma arvan, et siin ongi kolm eri taset. Aga võib-olla kui tulemegi nüüd sinna avokaado teekonna juurde, ajaloo juurde, siis ma mäletan, kui me sinuga eelnevalt vestlesime, siis sa mainisid ka, eks, et avokaado algselt ei olnudki mõeldud kohe selleks, et sinna juriste minna asendama või juristidele töövahendiks, vaid oligi ärisuunale, eks ju, et just nimelt nende lihtsamate ülesannetega, nende automatsioonide ja muud nii-öelda teostamiseks. Kuidas see teekond on nüüd olnud 2016, eks ju, alustasid 10 aastat, on ju. Kuidas see areng on olnud, et millest sa alustasid, kus hetkel sul tekkis see, et okei, nüüd peaks selle AI osa sinna juurde võtma või et nüüd saab AI osa et ma tegelikult jah, võib-olla ei räägikski nii väga seda, sellepärast ma seda intros vaikselt juba mainisin, eks ju, et kuidas avokaado alguse sai, et mida me tahtsime siis tõestada, et me tahtsime jah tõestada, et tegelikult ärile saab selle keerulise nii-öelda tehnoloogia, õigustehnoloogia, mis juristi peas töötab, selle panna ikkagi päriselt nagu süsteemi, nii et äri saab seda kasutada ja luua siis ka kõige keerulisemaid lepinguid läbi automatiseerimise. Ja ma arvan, et see, kuidas avokaado algas, et nagu minu peas oli väga selge visioon, kuidas see peab töötama ja me tegime enda elu väga keeruliseks alustuseks, selles mõttes me läksime kohe andmepõhiseks. Ehk et ma arvan, et see oli nagu selle aja kohta juba, kui ma praegu selle peale mõtlen, siis see oli juba nagu täiesti crazy, et no kui kõik töötavad Wordis ja siis me mõtlesime, et ei, nii-öelda see dokument on andmed, nad on clause'id ja me tahame hoopis läbi nende kogu seda automatsiooni teha, mitte siis nagu tekstis mingeid punkte, eks ju, või teksti nii-öelda tekstipõhist teha, vaid andmepõhiselt sinna läheneda. Et ma arvan, et see oli juba siis väga revolutsiooniline, kuigi me sellest siis aru ei saanud. Aga tänu sellele, et me tegime enda elu keeruliseks, oleme me täna nagu väga heas kohas. Et nagu öeldakse, et kõik make sense, eks ju, retrospektiivis, et sul tuleb lihtsalt see aeg ära elada. Ma olen mitmeid kordi, no miks me nagu selle süsteemi nii keeruliseks tegime. Aga täna jah, see töötab meie kasuks. Ja kui me siis andmepõhiseks läksime, siis tänu sellele me hakkasime nagu järjest rohkem funktsioone tooma avokaadosse ja me lahendasime peaasjalikult neid protsesse, mis ettevõte ise algatas. Ehk et nagu kõik mu, ma ei tea, töölevõtmised, müügid, ostud, kõik, mida mina kui ostja või teenusepakku algatan, need jooksid avokaados ja olid automatiseeritud ja selles kujunes siis avokaadosse 2 olulist nagu andmeregistrit, ehk et kõik osapooled, kellega ma tehingus olen, mille kohta me ütlesimegi, et olulisem on hallata neid ärisuhteid kui dokumente, eks ju, ja teiselt poolt siis me sidusime kõik need andmed isikute külge, et ehk et kui ma selle isiku lahti võtsin, ma nägin, mis need viimased andmed olid, mis me oleme kokku leppinud, millal, ma ei tea, meil on vaja lepingut muuta, millal lõpeb, kõik need andmed me siis kuvasime välja. Ja sealt me hakkasime nägema seda, et aga mis tähtsus on nendel andmetel, kui nad ei ole nagu 100%? Ehk et väga palju protsesse oli ju tehtud enne avokaadot ja väga palju protsesse on ka see, mis sisse tuleb. Ehk et meil on vaja nagu saada full
seda andmeregistrit, eks ju, mitte ainult need, mis välja lähevad ja see nagu tõukas meid sinna, et kuulge, aga me peame siis ju kõik need esimese etapina need legacy dokumendid Avocadosse tuuma, mis tähendas siis seda, et me põhimõtteliselt, kui see strateegia on nii-öelda, et me tahame olla ettevõtte ärikriitiline, ettevõtte ülene, see tähendab, et kõik need dokumendid ja kogu see andmeregister on laivis kogu aeg kättesaadav ja õige. See tähendab jah, et meil oli vaja kiirelt nii-öelda tegutsema, et me võtsime tööle 6 ajaga AI tiimi, 6 ajaga. Et nagu selles mõttes, et see on nii startupile, kui kiiresti võivad need pöörded peale tulla ja me siis tegime tõesti esimese MVP versiooni valmis. Ja noh, selles me saamegi rääkida, mis siis esimesed kogemused või puudused olid ja kuidas me isegi ei osanud. Mõtlengi, et kui ma alustasin Avocadoga, ma ei teadnud, mis MVP-gi on, et ma tulingi nagu täiesti rohelisena. Nüüd ja sa õpid kogu aeg, et selles mõttes nüüd me läksime ka täiesti rohelisena AI valdkonda. Aga räägi lähemalt sellest, mis see nii-öelda, me hästi palju podcastis räägime ka sellest, et osad ettevõtjad tahavad kuidagi AI-d nagu AI iseenesest, et tule pane mulle see AI, et teeks mul mingid asjad ära, eks ju. Me räägime sellest, et sul on ikkagi vaja seda äriprobleemi, eks ju. Sul oli hästi selge see äriprobleem, et sul on vaja need lepingud sinna saada ja siis sa hakkad alles, eks ju, seda nagu AI kihti mõtlema, kuidas sa seda teha. Et meil oli vaja just nimelt, et meie probleem oli selles, et meil oli vaja siis saada nii-öelda ma ei teagi, kuidas see sõna väga hea eesti keeles oleks, aga meil oli vaja nagu jah, et need andmed oleks nagu täielikud. Et mitte ainult üks osa, et noh, et kui me vaatasime, et nagu, et suur pilt on selline, aga kui meie nii-öelda heidame valgust ainult ühele osale, siis see ei ütle mitte midagi. Et siis pole nendel, just, et siis ei ole nendel andmetel mitte mingit erilist väärtust, et vaata, et nagu andmetega töötamise puhul ongi see, et tuleb teada, eks ju, et mis andmeid esiteks analüüsida, mis andmeid koguda ja kus see väärtus tekib. Ja siis meie ülesanne oligi see, et kuidas luua nüüd AI-süsteem ja sellel oli nagu väga selge nii-öelda äriga seotud strateegia, seotud ülesanne mitte teha esimesena mingi äge chat jälle kuhugi, kus teeb või teha neid kokkuvõtteid on ju dokumentidest, mis kellegile suurt väärtust ei oma, vaid just nimelt siis andme data extraction AI-ga. Et üles ehitada see, et ma saan Avocadosse üles laadida vanu dokumente, luua andmemudeli sinna taha, mida me tahame siis sellest dokumendist välja võtta. Jah, muidugi osapooled, muidugi ka palju siukseid andmeid, mis on üle dokumentide sarnased, aga me lõime siis taaskord sellise mudeli, et ettevõte ise saab defineerida selle andmemudeli, mis tal erinevateks dokumenditüüpideks vaja on. Selles mõttes, et me ei piiranud ära ja me ei loonud nagu mingid kindlad siis mudelid, et võt, nüüd te saate eraldada 20 andmelõiku või 10 alustuseks, vaid me läksime jälle nagu hulluks, panime kohe sinna, et te võite luua neid dokumenditüüpe või andmemudeleid vastavalt siis ettevõtte enda protsessidele. Et kas see on siis müügilepingud, NDA-d, Master Service Agreement, mis iganes siis tüübi sa ise lood, saad öelda. Ja kui me räägime andmetest, siis me ei mõtle ainult selle peale, et me võtame siis need osapooled välja ja võtame ka nagu äriga seotud andmed ehk et näiteks mingi hinnastuse või hinnastuse muutmise, tõstmise, allahindlused, kõik selle välja, vaid me võtame, saame eraldada sealt ka siis kogu siis nagu siukse õigusliku tausta, mis on relevantne, ehk et näiteks konfidentsiaalsus, kaua see kehtib, mis nii-öelda valikuid tehakse seonduvalt, ma ei tea, liability'ga ehk see vastutusklauslid on ju, et kui mis summa see vastutus on, kuidas see lepingu lõpetamine toimub, mis teha tuleb ja nii edasi, ehk et jah, sa saad eraldada kõik selle, mis on nagu oluline, et hallata siis ja tegelikult vaata, see hakkabki seda konteksti looma, on ju. Ja sealt me hakkasimegi nägema, et et nagu tänu sellele, et me nüüd sellised mudelid lõime,
see lükkas meid nagu järgmisesse etappi, eks ju. Kas see ei ole nüüd, võib-olla vahet küsimus sulle, kas see ei ole nagu tehnoloogiliselt teile nagu sellist alguses, et olite veits ajast ees, eks ju, et kas see praegu ei ole see, et te kuidagi enda elu väga keeruliseks, et see justkui igale kliendil lased nagu väga palju kustomiseerida, et ise kohandada seda sisu, et siis kuidagi teil endal taustal peab ju olema, see süsteem läheb väga suureks või ei ole seda, et sa saad kuidagi korduv kasutada erinevatel klientidel kogu seda mudelit või tausta? Kindlasti saab päris palju mudeleid saab selles mõttes korduv kasutada, et tavaliselt üks hea viis ongi korduv kasutada mudelit ja lisada oma väljade juurde, teha muudatused ja jooksutada selle pealt need legacy dokumendid uuesti läbi. Aga minu arust selle suurim pluss on ikkagi see, et kuna see asi loodi, siis on väga suur data registry olemas nende andmetega. Ja see on nagu kõige suurem pluss, sest kui sul on nüüd data olemas, siis selle AI-ga saab nagu asju teha. Kui seda ei oleks, siis hakkaksid praegu mõtlema, et meil ei ole see tegemata, mis me nüüd, kuidas me selle saame siit kätte. Et see on väga hea lahendus selles mõttes õigel ajal. Võib-olla tundus siis keeruline ja kohati arusaamatu, aga tegelikult selleta oleks praegu päris keeruline. See on asi, mida ma näen tegelikult väga palju just suuremates ettevõtetes ka, kus ei ole tegelikult ajalooliselt mõeldud selle peale, et mul on vaja äkki tulevikus teada, kui kaua mul need lepingud kehtivad, mis see metadata või need detailid sul täpselt seal küljes on. Ja siis sa panedki selle AI sinna peale ja AI vaatab, et sul on nii palju kehtivaid dokumente on, aga tegelikult sul on väga paljud neist aegunud ja sul lihtsalt ei ole seda paigas. Tee seda siis täna lahendada, eks ju? Jaa, absoluutselt, et see, mis nagu ma võib-olla kasutan nii palju sõna võib-olla. võib-olla see on, tuleb minu juristi taustast, et kõik on võib-olla, oleneb. Oleneb, mis me enne kokku leppisime. Ja, aga nagu siin on üks selline mul mõte tekkis, et kuna juristidele iseenesest, miks nad AI-d ei usalda, ongi see nagu üks suur black box. Aga kas sa kujutad ette, et tegelikult mis black boxi otsas nad istuvad, kui neil ei ole seda ülevaadet? Et see on nagu okei, et meil oli viimane AI webinar, siis me ka küsisime, et nagu, mis see nagu põhjus oleks või et mis on nagu kõige olulisem põhjus, et minna siis nagu andmepõhiseks, sest need andmed on kõige olulisem ikkagi, et see on see mindseti muutus liiga. Et me ei mõtle fail või dokument, me mõtleme andmed ja üks olulisemaid või üks kõige enam mainitud põhjuseid oligi see, et see sama peace of mind ehk et nagu ma saan olla kindel, et mul on täis ülevaade, ma ei pea, ma ei tea, õhtul hüppama voodist üles ja minema, ma ei tea, sorteerima kuskil SharePointis, et äkki ma magasin mingi tähtaja maha, et sihukest asja, milleks? Et ma ütlengi, et meil ei ole täna enam õigustust selle black boxi ostas istumiseks, et oleks, et meil ei ole nagu teisi võimalusi ja me peame neid Exceleid pidama ja käsitsi meeldetuletusi panema nii edasi, aga meil ei ole täna enam endale võimalik seda nagu õigustada. Ma võib-olla tooks paralleeli, et me ei kujuta ette, kuidas IT-inimesed saaks hakkama, kui service'id jookseks nii, et sa ei näeks logisid, mis toimub. Et kui sa ei näeks seal mingi erroreid, warninguid välja tulemas, siis kuidas sa nagu üldse tead, et tootes on kõik hästi? Et võib-olla see on nagu veits paralleel ka siin, et nagu mis avokaadoga nagu üritame nagu lahendada, ongi see, et sul oleks nagu see overview, nagu, et sa saad nagu suuri otsuseid ka teha, et sa ei istu selle ühe asja otsas oma teadmistega selle asja juures, vaid see on nagu suuremat pilti selles osas. Yeah. Aga ma lähen võib-olla tagasi korraks, et kui me nagu selle esimese lahenduse tegime ära ja hakkasime siis neid kliente üle tooma, siis seal oli ka hästi palju õppetunde, et mida on võib-olla huvitav jagada. Et niipea kui me saime need ükshaaval dokumendid, et sa võisid neid ka, ma ei tea, 10 kaupa sinna avokaadosse üles laadida, aga sealt tulid välja sellised olulised probleemid, et ühegi tootega, isegi nagu kui see ei ole nii suur AI toodega agentiga midagi, siis iteratsioone, mida sa ei saa ette kujutada, sa võid, aga mis siis nagu välja tulevad. Ja seal olidki, et niipea kui meil kliendid, nad tahtsid tuua 100 dokumenti, see on fine, aga kui nad tahavad tuua 10 000, nad tahavad oma folderite kaupa need avokaadosse sisse sööta. Et sealt see skaleeritavus jälle omakord, ja see on okei teha esimene toode ilma, et ta oleks, ma ei tea, integreeritud kõik, ma ei tea, skaleeritav, aga sa saad sealt siis hästi palju õppimist, et kuidas need andmemudelid peavad töötama, kuidas see protsess, kuidas tegelikult päriselt seda kasutatakse ja mida me saame siis optimeerida.
aga räägimegi avokaadost edasi, et oled ka toonud välja seda, et te liigutegi rohkem sinna nii-öelda AI native platvormini, eks ju, et kõik, mis seal hakkabki klient tegema, ta saab erinevates etappides siis erinevaid AI tööriistu ja AI põhinevaid lahendusi kasutada. Kirjelda seda natuke või mis need võimalused on, eks ju? Ja, et kui me oma järgmist AI nii-öelda toodet või launch'i planeerisime, siis mis ma enne mainisingi, et mis sai juba kõrvale visatud enne, kui see sai launch itud, oli siis see, et me tegime siis et me nägimegi, et meil on olemas kõik see struktureeritud andmed, data, osapooled, dokumendid, kõik on nagu nii-öelda loogilises süsteemis. Põhimõtteliselt iga andmepunkti taga istub meil dokument, kus ma näen, kus see tuleb. Et me ehitame selle peale siis drafting agent'i. Ehk et sa võid ükskõik mis dokumendi võtta, öelda, et see osapool ja see dokument, et koosta mulle lõpetamine, koosta mulle pikendamine või mis iganes, mida sa soovid, siis sa saad avokaadosüsteemis nii-öelda agenti kasutades, sa ei pea minema avokaadost välja kuskile ChatGPT-sse nii sisse söötma, vaid sul on keskkond, mida sa saad usaldada, et ma saan sinna neid, me ei peagi üles panema, aga ma saan juba olemasolevaid andmeid kasutada. Ja see ongi siis, eks ju, selline nagu funktsioonipõhine agent. Et siis järgmisena ma oleks ehitanud review agenti ja negotiation ja nii edasi, et ehk et need funktsioonipõhisused. Aga siis me nägime nagu oma töö käigus juba seda, et me tegelikult ei pea seda niimoodi ehitama, vaid me saame ehitada ühe vertikaalse agendi nii-öelda end-to-end platvormil. Ja mida see siis tähendab? Ehk et me saame luua terve flow, kuidas siis mingi kindla dokumendi põhiselt see agent peab käituma. Ehk et ma võtan näiteks NDA. Me lõime selleks siis sellise 5D playbooki, ehk et see ongi siuke orchestration layer juristile, kus ta saab siis ühes views set up'ida kogu selle life cycle ehk selle elutsükli. Kuidas see dokument luuakse, kuidas teda läbi räägitakse, mis on kõik need nii-öelda decisionid või reeglid, mida ta peab tegema, et ühed on sellised, et kuidas ta midagi koostab või läbi räägib ja teine pool on ka kõik, mis puudutab operationit ehk et millisesse folderisse ta selle paneb, kuidas ta arhiveerib, millal ta selle kustutab, et me loome nagu täis tsükli neid reegleid ehk et me ei pea eraldi neid agente hakkama ehitama, vaid me loome ühe sellise master nii-öelda ja ühele kindlale dokumenditüübile taaskord. Ehk et iga ettevõte omakorda saab hakata sinna panema ja ehitama meie infra peal endale selliseid agente, nagu nad ise tahavad. Ma just tahtsin küsida, et kas seal ei teki seda muret, et sa ütled, et meil on seesama näiteks 3 või 5 sammu, mida see agent peab läbi käima ja siis ettevõte tuleb ja ütleb, aga mul on ikka tead siin see lisasamm vahel ja see ikkagi mulle jälle ei sobi, miks nagu öeldakse, et mine nagu kitsalt pigem, eks ju vahepeal. Aga selles mõttes see ongi, et me lähmegi vertikaalselt kitsaks, et ma enne, kui Vlad ka rääkis, et miks, et kas ei ole nii keeruline, et me anname nagu nii palju võimalusi. See point ongi täpselt selles, et sa ei ole võlgu enam kogu aeg. Et muidu kui me ehitame funktsioone, siis me kogu aeg on mingi funktsioon puudu. Aga kui sa lood nagu platvormi või infrastruktuuri, kus ettevõte saab ise mängida oma nende nii-öelda ülesannete andmetega, meil ei ole, see ongi AI native. Et me ei ehita funktsiooni enam sinna, vaid et me ehitame nii-öelda kogu selle layeri siis meie enda süsteemis on see 4D, eks ju, kus sa siis saad luua neid, see on decision layer. Ehk et milliseid otsuseid see agent peab tegema, mis siis peab juhtuma, millistel puhkudel. Näiteks, et kui ma ei tea, NDA osapool soovib, ma ei tea, 9 aastaks ainult seda konfidentsiaalsust, et siis see on escalation ehk et see tähendab, et see läheb, eks ju, juristil üle vaadata. Ehk et ta ei tee end läbi. Ja siis me hakkame rääkima hoopis seda, et kui palju neid protsesse see agent iseseisvalt saab läbida, mis juhtudel ta nii-öelda tuleb läheb reedi või siis tuleb see escalation. Ja siis me hakkame, mida me siis saame veel parandada. Ehk et sa saad seal orchestration layeris ise
sättida ja itereerida nii palju, kui tahad, sa ei pea meiega enam tegelema. Ja siin on huvitav see ka, et me oleme siis ehitame selle täpselt nii, et mida me õppisime sellest extractionist, et klient saab ise enda folderid vastavalt või dokumendid nii-öelda läbi integreerimise siis Avocadosse tuua. Ehk et kui ma võtan, ma ei tea, Drive'i, ütlen, et Drive'is on siin mul NDA-d kõik, ma saan luua siis esimese nii-öelda batch'i selle pealt, vaadata üle, kuidas see agent võiks tööle hakata ja siis runnida teda juba kõik lähevad süsteemi, andmed eraldatakse, kõik töötab, et see ongi selle võlu nagu, et kui me AI native'i peale mõtleme, siis me ei mõtle enam, et me oleme nagu kogu aeg funktsioonidega võlgu. Et me loome täpselt sellise nagu infra, kus need funktsioonid luuakse ise AI-ga. Meil on kuulajate seas kindlasti ka selliseid AI-entusiaste, kes tahaks kohe minna sinna surkima, et mis mudeleid ja mis tehnilisi lahendusi te kasutate. Kindlasti kõiki detaile te ei jaga, eks ju, aga kas natuke saate seda ka lahti selgitada, et mis platvormi peal, mis põhimõtetel te olete näiteks enda agente ehitanud, sest agentidest ju väga palju räägitakse ja kõik justkui pakuvad agente, aga tihtipeale räägitaksegi sellest, et see on põhimõtteliselt see assistent või see chatbot, mida sa olete mitu korda maininud, aga te räägite ikkagi nagu täiesti päris end-to-end. Ma arvan, et siuke esimene asi on üldse, nagu sa mainisid ka, et integratsioonid tegelikult, et esimene see batch nagu saata tegelikult tootesse sisse ja siin tegelikult luua siis need erinevad agendid, nagu siuke nagu esimene versioon, mis oleks suuteline juba midagi ära tegema. Siin saaks need asjad üle vaadata, on ju täpsustada, mis on vaja teha. Selle ajaks on vaja integratsiooni, selle ajaks on vaja nüüd mingit promptimist-loogikat, kuidas sa neid faile vastu võtad, kui see on nende lepingud, siis kuidas need kõik reeglid sinna paika pannakse, et see nagu, sul on mingi etteantud struktuur, nüüd sa üritad selle struktuuriga mängida ja siis mingi asi kokku panna, on ju. Ja siis testida seda tulemust kindlasti, kas see nagu toimiv või ei ole, minna tagasi iteratsioonis. Jah, selle jaoks, ma ütleks, et mudelite puhul, kui nüüd me räägime mudelitest, et kuskil on mainitud ka, et GPT-5 on kõige parem legal tekstidega. Ma ise olen seda arvamust, et kõik asjad, mida me nagu loome, võiks töötada ka halvemate mudelitega või vanemate mudelitega. Ehk siis tegelikult, kui GPT-4-ga asi juba töötab, siis GPT-5 annab veel rohkem selle nagu push'i juurde, mis tähendab, me üritamegi tegelikult veits nagu vanade mudelitega praegu teha, sest ma tean, et 5-ndega me oleme proovinud, et tulemused tõesti tulevad palju paremad, aga kõik ei ole nõus selle eest maksma jälle ka, et see on kulude küsimus. Pigem me mõtleme selliselt, et me ei ehita kindla mudeli peale kindlasti seda agenti, et ta on ikkagi LLM agnostic või siis palju räägitakse ka see sovereign AI-st täna, et selleks, et jällegi seda platvormi skaleerida ja väga paljud ettevõtted ise kasutavad juba või on juba nii-öelda maksavad oma nende mudelite eest, et sa saad ikkagi kasutada seda, mida sa ise tahad ja saad testida jällegi. Et me ei taha nagu luua platvormi et mis on nagu limiteeritud, et on open nii selles osas, kuidas sa saad sättida oma reeglid, kui ka siis mudeli osas. Et mida sa kasutad ja mida sa saad testida või mis sinu ettevõtte jaoks on okei. Lepingutüübid on ka nii erinevad, keerulisemaid on lihtsama struktuuriga ja sul on sellest tingitud on väga suur otsus, mis mudelit sa kasutad, et siin ei ole nagu ühte vastust selle küsimusele, et sellepärast see mudeli agnostiline nagu toimib väga hästi selle puhul. Aga ka üks näide võib-olla, mis me enne ei puudutanud, et kui me selle AI extraction'i tegime ja mis oli nagu üllatav, oligi see, et täpselt kuidas see on üles ehitatud või võib-olla Vlad saab ka korra kommenteerida seda, aga see oli nagu huvitav näide, et näiteks, et meil on üks suur global hotelli kettide haldaja, siis tema tahtis tuua Avocado platvormile siis kõik oma erinevate 10 riigi 5 tärni hotellid, mida nad haldavad siis kõik need haldamisega seotud lepingud.
ja nüüd, kui nad need platvormile sisestavad, et olenevalt sellest, mis keeles siis nii-öelda andmemudel on ehitatud, siis ta tõlkis ka kõik need erinevad, näiteks, et mul on Tšehhis kuskil pagaritöökojaga leping ja ma tahan nagu tegelikult ma ei jaga seda keelt, aga ma tahan tsentraalselt ülevaadet saada, siis see oli ka üks äge nagu väärtus, et jah, sa saad kõik need lepingud üle tuua olenemata keelest ja me saame siis vastavalt sellele andmemudelile, kuidas see nii-öelda andmemudel on, mis keeles üles ehitatud, ka need andmed sisestada selles inglise keeles näiteks. Väga lahe. Kui on inglise keeles andmemudel, siis on väga hästi toimib. Kindlasti ta suudab tõlkida nendesse keeltesse. Kui sul on mingi väikses keeles, siis teistpidi on keerulisem kindlasti. Et see on ka nagu otsus, mida tuleks teha, kui nagu valida ühte või teist, nagu mis keeles andmemudeli teed. Palju sul leping on, mis keeles on, siis vaatad, mis keeles tegelikult peaks seda tegema. Et see on kindlasti ka nagu tähtis konteksti põhjal. Et see on loogiline, et LLM-id ei oma väikeste keelte puhul nii palju andmeid seal taga. Okei. Kas selle tehnoloogia osas sa võid veel miskit jagada? Pluss selle agentide ehitamise koha pealt ka midagi? No see ongi jah, pigem süke, et üritada nüüd täpselt selle struktuur, mis meil ootav struktuur on, kuidas me terve selle pipeline'i siis läbi teeme ja kuidas. Ja siis, kui see on lõplikult valmis, siis me saame hakata nagu ütlema, et palun loo mulle näiteks selliste nagu partide vahel mingid lepinguid hakkad vaatama, et mis need tulemused on. Et jah, see on selles mõttes ma ütlen, et ikkagist protsess. Kusjuures, vabandust, ma segan sulle vahele, et see, mis mul tekkis kohe siit pealt see mõte, mida ma ka jällegi olen erinevates ettevõtetes näinud, et me peame liikuma rohkem ka sinna, et see nii-öelda klassikaline IT-tiim on hästi ärile lähedal, et teil ka see sama, mis sa ütlesid, sinul on natuke seda õiguse tausta, eks ju, ja ongi, et sul need juristid või lawyerid on kõik nagu seal paadis, siis sul on kogu aeg vaja jooksvalt ju valideerida ja vaadata, kas sul tuleb sealt see hea tulemus. Ei ole nii, et visake sisse, vaatame, mis see GPT-5 meil välja annab. Siis see ju nii-öelda, see küll ei vastuta selles mõttes, et on nüüd klient ikkagi vastutab selle tulemuse eest, aga ikkagi... Võib-olla asi ei ole isegi, et ainult tiim, vaid ka kliendid, kes meil on, et ka nende know-how'd kasutada nende toodete ehitamisel. Väga oluline, sest kõik head tooted juhtuvad täpselt, et nagu ettevõtte ja siis selle nagu partneri kliendi nagu kooslusele, et see on kindlasti nagu midagi, kust me saame teadmisi täpselt, kuidas nad praegu toimivad ja siis me teame täpselt, mis on vaja ära teha selle jaoks, et seda replikeerida. Jah, ja me mõtleme, ma ütlengi, et eks nagu sa ütled, et klient nagu tahab võib-olla jah, nagu aga me näeme, et me saame selle lahendada hoopis ägedamalt ära selles mõttes, et meil on toote nägemine ka ja visioon selles osas, kuidas me neid asju lahendame. Aga eelmine kommentaar just, mis me rääkisime sellest, ma läks nüüd mõte ära, aga et rääkisime, läks tühjaks pea. Sellest ülesehitusest. Mis Kerlin, see küsimus just Vladilt küsisidki? Küsisin selle tehnoloogia ja selle koha pealt, et mis tööriistu kasutate, mis mudeleid, kogu seda lähenemist. Ja. No ma ei tea, mul läks see mõte ära igatahes, liigume edasi. Liigume edasi. Ma võin toodete osas öelda, et LangChaini, Llama indeksit, et raagi ehitame muidugi, et raag peab olema filtreeritav siis lepingute põhjal, võib-olla isegi nagu mingi space'ide põhjal, sest ka kliendil on erinevad space'id süsteemis. Et jah, neil on nagu need põhilised asjad, et mida kasutatakse. Ja mudelite puhul GPT-4, GPT-5, Gemini, et jah. Claude'i, jah. Et mõtlengi, mis veel. Kõik võiks olla API-põhine, tegelikult et neid teha võib-olla MCP-lt see tulevikus, et see on ka nagu midagi, et tegelikult see oleks võib-olla isegi võimalik, et me oleme hakanud sellele asjale otsa vaatama, et kuidagi siis avokaado toodet kasutada ka mujal. Väljaspoole avokaado enda toodet. Ma korra selle pealt võib-olla küsin ühe täpsustava küsimuse selle, me natuke puudutasime seda hallutsineerimist, eks põhiosa ikkagi istub nende keelemudelite loogikale sellele, et ta on generatiivne ja ennustab ja annab valesid vastuseid ja siin hiljuti oli see, mis meediast päris palju läbi käis, Deloitte juhtum, kus ei olnud otseselt nagu
õigusvaldkonnaga seotud, eks ju, aga samamoodi vist oli Austraalia valitsus, kes tellis mingisuguse research'i HR valdkonnas ja Deloitte tegi selle töö ära, $400,000 maksis see nagu raport, mingisugune mitusada lehekülge ja siis keegi uurija hakkas seda nagu sisu üle vaatama ja selgus, et siin leheküljel olid need citation'id, need viited olid välja mõeldud ja seal lehel olid välja mõeldud. Ehk et kindlasti seal on see, et see lõppkasutaja peab nagu seda sisu vaatama ja lugema, eks ju, aga kui palju teie sellega kokku puutud, et seal tuleb seda hallutsioneerimist ja kuidas te seda maandate, kui üldse see võimalik on? Ma astun paar sammu tagasi, kui sa lubad, et ma tulen kohe selle Deloitte juhtumi juurde, aga mis ma tahtsin, mis mul läks enne mõtte meelest ära, mis ma tahtsingi öelda, et üks asi, millest palju ja mida sa väga hästi mainisid, et kogu see legally pool ja business ja IT, et me peame neid nägema kui ühe tootetiimina nüüd. Et meil pole võimalik töötada enam niimoodi, et legal on ikkagi nagu reaktiivne ja ootab, et kui mu poole pöördutakse selleks, et nagu neid lahendusi ja tooteid luua täpselt samamoodi koostööd või koostöö on hästi oluline teema ja sealt me lähme kohe teise väga olulise teema juurde ongi see trust ehk et see usalduse tekitamine, usalduse loomine ja väike siuke tagasipõige selle avokaado agendi juurde, et kuidas me saame olla kindlad, loome sinna igale agendile ka scorecard'i ehk et me saame kogu aeg luua seda trust ja näha seda reliability't ehk et kuidas ta performis ja kas mul on vaja midagi nii-öelda parandada seal. Ja ma arvan, et jah, see trusti küsimus on üldse üks mega suur küsimus, mida ma saan usaldada. Paljud ettevõtted ei julge üldse täna midagi osta, sellepärast et üle päeva tuleb uus ja parem mudel välja, eks ole, et sellepärast ka see mudel ja agnostiline lähenemine on väga hea. Aga kui me Deloitte case juurde läheme, selles mõttes see muidugi šokeeris, ma arvan, et kõiki, aga see on pigem on see human intelligence problem, et see niimoodi läks, mitte nii väga see, et AI probleem. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui selle reporti oleks koostanud siis junior associated või siis nii-öelda tiimis ja inimesed, kas ma oleks selle üle vaadanud? Ma tegelikult ju loevad üle, eks ju, et see on ülikummaline nagu kuidas me trustime seda AI-d rohkem kui inimest. Et selles mõttes, et see, kuidas ta on nagu üles ehitatud ja see kiirus, see tundub, see on nagu fantastiline, et see peab olema hea või et see suhtlemuse yes man'i meetod, eks ju, et on alati positiivne, neutraalne, toetav, juba jälle tekitab usaldust. Ja see, et seda üle ei kontrollitud, jah, ma ütleks, et see ei ole nagu nii väga AI probleem, et see ta näib usaldusväärne, need kohtu case'id, need viited, need näivad ju kõik reaalsed, aga see ei ole vaata esimene, et USAs on olnud ka päris palju kohtulahendeid, kus siis on ka advokaadid esitanud kohtule dokumente, mis on siis täielikult jälle olnud sineeritud viidetega erinevatele kohtulahenditele, mida tegelikult ei ole olemas. See, jah, ma arvan, et siin on hästi palju ikkagi selles nagu inimesest küsimus. Neid kontrolle layerid sinna peale teha, eks ja räägitakse sellest, seal on nagu AI on top of AI või AI kontrollib AI sisu, eks ja seda ka mainisite, et sa saad ju neid süsteemi ehitada, aga lõppkokkuvõttes inimene saab olla ainult vastutav, et sul ei saa süsteem mille käest vastutada. Jah, et ta ei olekski, et nagu ma enne ütlesin, et kui meil on nagu kogu siis nii-öelda failipõhine legacy kuskil arhiivides ja dokumendihaldussüsteemis, et see black box, aga teistpidi, jah, okei, kui me räägime AI, siis samamoodi, et see ei ole black box, et ma tegelikult saan nagu kontrollida, mida ta mulle toodab. Jah. Meil aeg lendab, ma ei tea, mismoodi me iga episood jääme aja hätta. Nii põnevad teemad on, ma ikkagi 2 asja tahan küsida. Üks on, sa korra mainisid seda Sovereign AI-d ja see on hästi huvitav, sest ma osalesin mõni nädal tagasi World Summitil Amsterdamis ja seal oli hästi palju ettekandeid, kus seda Sovereign AI-d sisse toodi. Võib-olla ongi nagu Euroopa ja kogu see mõte, eks ju, et mis see tähendab, see ongi see, et see on nii-öelda riiklik sõltumatu AI ehk sa ei pane kuskile kasuta teiste neid pilvelahendusi või sa ei jaga oma andmeid väljapoole, ehitad iseenda süsteeme. Sa korra mainisid seda, eks ju, et see on ka üks teie põhimõtetest, et kuidas sa seda saavutad või mis see sinu peas see visioon on, et kuivõrd
kas see avokaado saab näiteks kuidagi Eestile kasulik olla tulevikus ja üldse sellele, et meil on endal seda AI teadlikkust rohkem ja ka Estoksi meil ei ole Euroopas, põhimõtteliselt meil on Mistral on ju, aga meil ei ole väga selliseid AI lahendusi, mis on meie enda omad on ju. Ja, no Šveitsis näiteks just on ju ja noh, kui me oleme ka Aasias näiteks Jaapani ja nende riikidega rääkinud, siis see teema ei ole ainult Euroopas, et päris palju räägitakse, et kuidas nagu ka kaitsta oma riike kõige selle nii-öelda globaalse või siis nende nii-öelda tehnoloogiaettevõtete poolt arendatavad nii-öelda toodete eest, et noh, et see on ka selles mõttes, et me mingis mõttes paneme juba seal need guardrailid, eks ju, et kuidas ta suhtleb või mida ta pakub või kuidas ta töötab, et ehk ikkagi seal on ka see nii-öelda oma nii-öelda kaitsevisioon sees, et ja meie enda seadused või nii-öelda, et ikkagi me limiteerime seda, mille pinnalt see AI töötab ja mis lahendusi ta pakub. Aga avokaado mõttes et me näeme väga seda, et noh, et kui me kasutame agnostik nagu mudel agnostik lahendus, siis põhimõtteliselt see ei tähenda midagi, täpselt samamoodi ma võin kasutada siis Šveitsi enda AI-d, eks ju, nagu OpenAI-d, mis on siis globaalne lahendus, et see tähendab, et ma saan kasutada mudelit, mis ma tahan, et me kindlasti ei ole täna veel seal täpselt, sest me alles testime siis saame launch ida üsna pea, eks ju, oma agendi siis nii-öelda selle infrastruktuuri, kus neid agente ehitada ja kindlasti sealt tuleb ka see suur hunnik õppimisi, kus me ütleme, et seda küll ette ei kujutanud. Ja kindlasti neid osasid on palju. Ja. Just, et seda unknown ja see ongi see, et me ei proovigi seda kõike ära teada, vaid me tahame saada oma kliendilt tagasiside ja siis paremaks teha ja siis alles suuremaks ja skaleerida. Siis mulle tundub, et see on ka üks suund, kuhu üha rohkem hakatakse liikuma, et proovida mitte nagu enam nende ühe konkreetse suure küljes olla, eks nagu paljud suured ettevõtted täna on Microsofti käes kõikide oma sabakarvadega seal Microsofti ökosüsteemis ja siis need ongi sunnitud võtma Copilot või mis iganes nagu AI lahendusi, aga tegelikult et pisikesi tegijaid on nii hea ja mulle hullult meeldib see mõte, eks ju, et sa ei pea nagu kogu aeg selle viimase kõige parema mudeli järgi jooksma, vaid ehitad selliselt, et ta oleks nagu pikaajaliselt jätkusuutlik. Ja, et selle viimase kõige ägedama mudeli järgi jooksmine täpselt on see, et kui sa reality checki teed, siis tegelikult neil ei ole ju mitte mingid struktureeritud andmeid aru saama, mis vahet selle, mis mudeli sa sinna külge paned. See tundub lihtsalt, et mida uuem ja fansim, seda parem, aga tegelikult see, mis ma ka enne mainisin, see tähendab, et ikkagi eeltöö tuleb ära teha ja mis see tähendab nagu AI readiness nagu ettevõtte jaoks, et kuidas ma saan juba praegu ilma igasuguse mudelita valmistuda. Okei. Ja teise küsimuse ma tahaks sinu käest küsida, et me rääkisime päris palju sellest, et kuidas AI aitab teil seda lõpptoodet ja seda kliendi poolt toetada, mis kõike sinna sisse panna. Kui palju AI sinu või tiimi igapäevatöös ja kogu selle nii-öelda taustatöö ehitamise juures teil abiks on? Sest me oleme sellest ka paremaks ju rääkinud siin saates, et kuivõrd palju efektiivsust erinevad inimesed sellest saanud on juba? Okei. AI enda kasutamise puhul, mis mul on nagu viimasel ajal nagu millest ma olen aru saanud, et ma ei saa uusi ideid AI-lt. Ma ei saa tihtipeale, kui ma näiteks tahan midagi välja mõelda, kuidas toodet ehitada täpselt, siis ma pean esimese plaani ise välja mõtlema, et ta suudab mul ilustada seda ideed, võib-olla suunata, see on okei. Esialgset ideed praegu AI-ga ma ei ole näinud, et ta mulle annaks nagu väga välja. Ta suudab neid olemasolevaid tehtud lahendusi. Kui on midagi uut, mis võib-olla kuskil veel olemas, siis on keerukus. Et siin on ka väga oluline, et sellega, kuidas veel AI aitab, ma kirjutan koodi ka ikkagist igapäevaselt, et kursorid asjad on väga abistavad, et selles mõttes need on... Mis sinu see tech stack on, mis tööriistad sul peamiselt kasutuses on? Ma olen Pythoni arendaja, PostgreSQL-i andmebaasi peal. Ma hästi palju olen tegelenud Elastikuga, mis on siis vektorandmebaasid, kõik sellega seonduv. Kursor on siis mul abiks, jooksutan seda IntelliJ peal ja siis Rabbit, Celery, kõik need asjad, mis on Pythoni puhul. Vue code on front-endi osas, et need asjad kursor lahendab päris hästi ära, ma ütlen. Näiteks ma üks päev üritasin
proovida, et kuidas ta deployment itega hakkama saab ja seal ma ütlen, et ärge veel seda kasutage, et see koht on natukene nagu sihuke, et sellega tuleks natukene oodata. Et kui sa tahad mingi jamli luua, Kubernetes mingit asja jooksutada, siis seal ta kuidagi veel ei saa selle struktuuriga täitsa hästi hakkama. Aga tegelikult see on LLM-i puhul veel, mis me võib-olla ei maininud, on dokumentide struktuur on see, kus nad tegelikult probleemiks osutuvad. Kõik need numberings, footer, header, kõik need osad, mis nagu sellest, see on tegelikult tabelid. Need on need osad, mis tekitavad LLM-ile keerukust tegelikult enamasti. Ma ütlen, et selleks kasutatakse OCR ja selliseid süsteeme, eks siis proovid sealt neid karaktere kätte saada, on ju, sellest PDF-ist luua mingi tekst, on ju. Et jah. Aga ma arvan, et kui keegi meid aasta aja pärast järele kuuleb seda episoodi, siis võib-olla juba saab neid asju teha. Kindlasti tegeletakse täpselt nende probleemidega, tegeletakse igapäevaselt. Ma arvan, inimesed täpselt teavad, et siin saabki nagu lisa pushi teha, siin saabki midagi nagu juurde teha. Super, ma arvan, et siit kindlasti tuli erinevaid mõtteid ja tööriistu ka kuulajatele. Aga lõpetuseks, Mariana, kas sa soovid ise miskit veel jagada, võib-olla midagi founderi poole pealt, kogu sellest teekonnast, AI kasutamisest, on sul mõni soovitus näiteks anda kuulajatele, kes praegu täna mõtleb, et tahaks ka startupi teha, aga ei tea, kas ikka julgen, kas ikka tasub tänases muutlikus maastikus? No kõik muutub. See ongi see, et see on see reality, millega peab arvestama, et mitte midagi ei ole kindlad, et see ongi see, milles me iga päev töötame. Et sellega ma arvan, et üks asi, mis ma nagu oma teekonnalt võib-olla tahaksin edasi anda, ongi see, et see, mida sa teed või et loomulikult see peab tohutult kirge olema. Et see ei saa olla lihtsalt, et leiaks mingi probleemi. See peab olema nagu su mingi see suur kirg ja nagu armastus sinna juurde, et miks ma seda asja päriselt tahan lahendada, sest see on mega keeruline ja see järjepidevus ja nagu hammaste küüntega seal küljes olemine, sellepärast, et muidu sa kukud ära lihtsalt. Ja samal ajal sa ei tohi olla nagu niivõrd armunud sellesse, mida sa kunagi loonud oled. Sa pead olema nagu valmis iga päev nagu oma silmad uuest lahti tegema ja vaatama seda pilti, aga et ma ei tea, võib-olla me peame see hoopis teisiti tegema, nagu meie viskasime oma töö põhimõtteliselt kõrvale, ütlesime, et me saame seda hoopis paremini teha. Olema valmis nagu, ongi see muutus ja see on okei ja sellega tundma ennast nagu, see peab äge olema, nagu mitte see ei saa olla kannatus ja kui see on kannatus, siis selle kannatus, see on nagu valitud nagu kannatus selline, mis on peab ka mõnus olema, eks ju, et sa ei tohi nagu, ma ütlengi, et see, ma näen ka väga palju nagu seda, et sa näed, et sa nagu ajale jalgu ja siis hoiad sealt kinni ja siis need võib-olla ei suuda seda raha kaasata ja kogu see maailm tõesti on nagu kogu AI-ga väga palju muutunud. Et see peab lihtsalt meeldima, et seda startupi täna rahastuse pool on ju hoopis teistsugune ja kui täna rääkida ka fondidega, siis ei ole ju neil ka isegi enam kriteeriume. Vanasti oli väga lihtne, oli see sama paber salvrätikul numbrid, eks ju, kuhu sa peaks jõudma ja kui kiiresti ja siis sa võisid nagu arvestada, et sa saad selle rahastuse, et täna pole mitte midagi kindlat ja see kindluse puudumine tegelikult on opportunity. See tähendabki, et väga palju väikestel on võimalik need suured täna kõrvale jätta, sest iga päev muutub midagi. Et see on just opportunity ja see on äge. Super, ma arvan, et see on hea koht, kus tänane episood kokku tõmmata. Suur tänu, Mariana, suur tänu, Vlad, et tulite, jagasite oma teekonda. Ma arvan, et see on väga äge teekond, kuidas sellisest justkui nagu startupi maailmast olete üsna pikalt juba olnud, aga kogu seda erinevate teekonda läbi käinud, nii et veel kord suur tänu. Aitäh! Ja aitäh sulle kuulaja, et sa olid taas kord sel nädalal meiega ja ma ootan sind kuulama kindlasti ka järgmisel reedel. Meil on kuu lõpu episood, oleme Sandraga koos tagasi ja võtame siis oktoobrikuu juba kokku, aeg lendab ja räägime uudistest ja kõikidest muudest põnevatest teemadest, nii et pane kindlasti follow, kui sa ei ole veel pannud ja näeme juba järgmisel reedel. Aitäh sulle, tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.